21. 23. augustini toimus hararegatt. Hararegatt kuulub Eesti Jahtklubide Liidu võistluskalendrisse ning tänavu toimus see juba 3. korda. Purjetamisvõistlus toimus Hara lahel ja Hara sadama akvatooriumil. Regati korraldas Hara seilamise selts. Noorsportlased võistlesid 3 paadiklassis, milleks olid Optimist, Zoom 8 ja Laser 4.7. Hararegatil tänavu osaleb ligi 80 noorsportlast. Lisaks neile siis eile ehk reedesel päeval oli osalemas ka 15 amatöörsportlast. Optimisti sõitjad on jagatud 2, umbes pooled, kes ei võistle veemeistrivõistluste sarjas, Eesti meistrivõistluste siis. Nemad siis jäid siia akvatooriumisse ehk siis natukene varjatuma veepinna peale, et nad saaksid siin rahulikult sõita. Ja ülejäänud siis läksid merele ja samuti ka siis oma 15 Zoom-klassi sõitjad ja kuskil umbes ka 15 laserklassi sõitjad läksid välja ja said täna siis seal mere peal tehtud 3 väga hea tuulega sõitjad. Viimane sõit läks kohe päris korralikuks kihutamiseks. Kuidas läksid tänased sõidud? Esimene sõit läks tegelikult päris halvasti. Ma jäin alumisse märki kinni, nii et ma olin kuskil 15. Aga teine sõit olin teine ja 3. sõit olin ka teine. Mul läksid sõidud kõik päris stabiilselt. Need oli 1, 1 ja 1. Aga alati saab paremini ja ma endaga tegelikult väga rahule ei jäänud. Täna oli tugev tuul. Kuidas tulite tuulega toime? See tugev tuul oli pigem just kasuks, kuna mina sõidan palju paremini tugeva tuulega kui vaikse tuulega. Optimist siseneja klassis tuli 30 osaleja seast esikohale Helena Lee Kangur Tallinna Kalevi jahtklubist. Optimist klassis 28 võistleja arvestuses võttis esikoha Miia-Maria Lipsmäe. Tema sai ka tüdrukute arvestuses Kuusalu vallameistritiitli. Poiste seast tuli samas klassis vallameistriks Ott Richard Hääl. Zoom 8 klassi võitis Britta Maipuu Tallinna jahtklubist. Kuusalu vallameistriks tuli Andres Kadaste. Laser 4.7 klassi 14 osaleja seast tuli esikohale Romi Safin Kalevi jahtklubist. Tüdrukute arvestuses tuli Kuusalu vallameistriks Katariina Sofia Jõgi ja poiste arvestuses Kuldar Paalberg. Hara sadama arendamisega tegeleb MTÜ Hara sadam. Kuidas teil on läinud? Siin Haral 4. hooaeg põhimõtteliselt tegutseme. Ja alustasime siin laste treeningutega siin kõrval pilliroo vahel. Ja praeguseks on see, mis siin siis näha on, meil talviti 30 last ja suveti 50 last või pealegi käivad purjetamistrennis. Ja teise poole pealt siis püüame ka seda Hara sadamat nii-öelda sadamana natukene ellu äratada. Siin mu selja taga on näha uus külaliskai 24 kohta ja sinna peaks tulema sadamahoone ja samal ajal oleme saanud kohviku valmis sinna nõlva peale ja sellist museaale või tutvustamaks seda pärandit, mis siin nii nõukogude ajal ehk seda militaarpärandit, mis siin Vene ajast on, kui ka muud kultuuripärandit sealt Hara saarest, mis on 150 aastat vana. Me väga loodamegi, et sellest saab selline nii-öelda traditsiooniline võistlus, sest nii nagu ka täna oli näha, et kui tuuleolud olid sellised pigem valjud, siis algajad said siin akvatooriumi sees ikkagi oma võistluse ära peetud, sest tänase ilmaga tegelikult Eestis ükskõik kus mujal see võistlus oleks ära jäänud meile algajatele liiga tugeva tuule tõttu. Et need on võib-olla sellised Hara tugevused, miks me arvame, et nii-öelda laste ja noorte purjetamises on siin tegelikult suur tulevik.